Seapere on tohutu suur, palju suurem ja keerulisem, kui saade laseb arvata. 20 aastat oleme vaadanud ühte ja sama neljaliikmelist perekonda, aga kui hakkad nende sugupuu juuri uurima, saad aru, et Pepa perekond on palju suurem, kui arvad. Täna avame ametliku seaperekonna toimiku. Jälitame sugupuud mineviku kummituslikest esivanematest kuni tänapäeva uute tulijateni. See on seaperekonna sugupuu täielik ülevaade. Ja mõned neist seostest panevad sind ümber mõtlema kõik, mida arvasid teadvat Pepa maailmast. Peame alustama perekonna kõige salapärasemast liikmest. Ühest seast, kelle nime mainiti esimest korda alles hiljuti. Suurtädi Iivi. Kui arvasid, et tead kõiki sugulasi, siis just see on see, kes su meelt muudab. Ja ei, me ei räägi Pepa uuest väikeöest, me räägime algsest Iivist. See suurtädi oli nii tähtis, et emes iga otsustas oma noorima tütre tema auks tema järgi nimetada. See on sinu suurtädi. Kuid ta pole kunagi ekraanil ilmunud. Miks? Sest ajaks, kui Pepa sündis, oli suurtädi Iivi juba lahkunud. Ta eksisteerib vaid vanema põlvkonna mälestustes, kummituslik haru sugupuul, mida lõpuks tunnistati, kui Issi Põrsas andis intervjuu uue beebi sünni kohta. Kogutud vihjete põhjal tundub, et suurtädi Evi on just ema poolelt sugulane. Vanaema Põrsas on tema õetütar ja kuigi vanaisa Põrsas vaevu teda mäletab, meenutab vanaema Põrsas teda selgusega, mis viitab sügavale veresidemele. See on vanim sugulane Põrsaste suguvõsas, kellest meil üldse mingit teadet on. Järgmine järjekorras on vanaema Põrsas. Ta on ühe suure tädi Iivi õe või venna tütar ja kuigi me ei tea tema vanemate nimesid, räägib tema iseloom iseenda eest. Pealtnäha on ta tüüpiline armas vanaema, kes armastab maasikaid ja aiatööd, kuid tema välimus on petlik. Kogu aeg on vihjeid, et vanaema Põrsal oli uskumatult mässumeelne noorus. Ta on rockmuusikast lausa vaimustuses, väga seltskondlik ja korraldab siiani suuri pidusid, mis paneksid enamiku teismelisi häbenema. Ta on isegi oma saladusi edasi andnud Pepale, õpetades talle, kuidas ise parfüüme valmistada. Aga tema kõige huvitavam omadus on tema kanade kollektsioon. Sara, Vanessa ja Jemima. Ta kohtleb neid nagu kuningaid, kuid nagu näeme, ei jaga kõik majas tema armastust nende tagahoovi elanike vastu. Vanaisa Põrsas on see, kes pidevalt kanadega tülitseb, peamiselt sellepärast, et nad kohtlevad tema auhinnatud köögivilju nagu Rootsi lauda. Ta läheb isegi nii kaugele, et nimetab nad ümber, kutsudes neid Tomiks, Dickiks ja Harryks lihtsalt selleks, et oma naist ärritada. Kuid vanaisa Põrsas ei ole lihtsalt torisev aednik. Ta on mees, kellel on pikk purjetamisminevik. Ta on pensionil meremees, kes võtab harva oma meremehe mütsi peast. See on pidev meeldetuletus vanadest headest aegadest, kui ta veel merel käis. Tema rivaalitsemine vanaisa koeraga on lausa legendaarne. See on sõbralik, kuid tuline võistlus kahe vana meremehe vahel. Norena oli vanaisa siga samuti tõeline mootorrattur. Tema ja vanaema siga sõitsid nahktagides mootorrattaga mööda maad ringi. See polnud alati vaiksete küngaste ja mudaste loikude pere. See oli rokkarite ja mässajate pere. Rääkides mässajatest, peame rääkima ka pereliikmest, kes oli üle 10 aasta sisuliselt kummitus. Tädi Toti. Aastaid oli ta vaid nimi mänguasja kastil. Mainitud korra 2011 aastal ja seejärel enam kunagi temast ei räägitud. Fännid mõtlesid üle 10 aasta, kummale poole perekonnast ta kuulus. Enamik arvas, et ta on Issi seaõde, kuid kui ta lõpuks ilmus tänupüha erisaates, tuli tõde päevavalgele. Ta on emme sea ammu kadunud õde. Tädi Toti elab teises riigis ja kuigi ta saadab kingitusi, on ta perekonnast kummaliselt eemaldunud. Ta polnud kunagi Georgiga kohtunud kuni hiljutise ajani ja ta ei öelnud isegi oma õele, et ta tuleb lennukiga külla. Kas ta on lihtsalt hajameelne või on põhjus, miks ta nii kaua eemal oli? See toob meid mammassea enda juurde. Nagu tema ema, esitleb ta väga kindlat kuvandit. Vastutustundlik kodune lapsevanem. Kuid see on hoolikalt kujundatud mask. Mammassi on salaja kõige võimekam inimene linnas. Ta on kirjanik, internetitöötaja ja vabatahtlik tuletõrjuja. Ta on märkimisväärselt targem kui papasiga, lahendades sagelis sekunditega probleeme, millega tema mees tunde vaeva näeb ja ikka hakkama ei saa. Ta on pere tugisammas, kuid samas hoiab selgelt oma tööelu ja internetitöö lasteelust eraldi. Aga nüüd peame liikuma sugupuu tumedamale poolele, isapoolsele poolele. Siin sugupuu kasvamine peatub ja hakkab kahtlane välja nägema. Räägime Issis ja vanematest või õigemini sellest, et neid pole olemas. 20 aasta jooksul pole Pepa kordagi kohanud oma isapoolseid vanavanemaid.
Neid ei mainita kunagi, neile ei helistata ega neid näe ka fotodel. Miks? On väga tõenäoline, et nad surid juba ammu. Aga kui nad on siiski elus, on see vaikus veelgi hirmutavam. See tähendaks, et issisiga ja tema vend onusiga on nad täielikult oma elust välja lõiganud. Maailmas, kus perekond on kõik, on issisi vanemate täielik kustutamine sarjas suurim ohumärk. Me teame, et issi seal on vanem vend, onusiga. Nad on peaaegu ära vahetamiseni sarnased, kuigi onusiga on veidi paremas vormis ja tal on tume, tihe habe. Ta on rõõmsameelne, kuid nende vahel on selge õdede-vendade rivaalitsemine. Onusiga vihkab, kui teda võrreldakse oma noorema vennaga, eriti kui jutt käib nende kaalust. Ta on edukas vanem vend, abiellus tädi Siaga, naisega, kes näeb kahtlaselt välja nagu emmesiga, alates tema ripsmetest kuni tema muretu ja unistava iseloomuni. Nad esindavad Pepa elu paralleelset versiooni, elades teises majas omaenda reeglitega. Ja siis on veel mees ise, issisiga. Ta on üks võimsamaid tegelasi selles saates ja me ei räägi ainult tema võimest oma massiivset keha nagu superkangelane õhku paisata. Issisiga on kõrgetasemeline insener. Ta tegeleb keeruliste jooniste ja ehitusprojektidega, mis nõuavad suurt intelligentsust. Miks ta siis käitub nii kohmakalt? Miks ta ei suuda isegi lihtsat pilti seinale riputada? Mõned fännid usuvad, et kohmaka isa käitumine on näitemäng, viis hoida oma perekonda naermas, et nad ei esitaks liiga palju küsimusi tema pingelise tööelu kohta. Aga Daddy Bigi kontoris on veel üks saladus. Tema laual on mustvalge foto, kus on noor põrsas koos emase seadiga. See on liiga vana, et olla Peppa ja George. See näeb välja nagu Daddy Bigi lapsepõlvefoto koos õega, keda me pole kunagi kohanud. Kui Daddy Totti on Mami Bigi õde, siis kes on see emane siga Daddy Bigi fotol? Kas kuskil on veel üks tädi, kes on täielikult perekonna ajaloost välja kirjutatud? Lõpuks peame vaatama uut põlvkonda, lapsi, kes viivad seapärandi edasi. Alustame Chloest. Chloe tundub olevat umbes 10-aastane ja käitub nagu täiskasvanu. Ta nõustub mängima beebimänge ainult siis, kui keegi noorem, näiteks Georg, tahab neid mängida. Siis on veel Peppa ise, 4-aastane staar, kes on tõeline energiast ja egost pakatav torm. Ta õpib olema juht, isegi kui selleks peab ta kõigiga vaidlema. Ja loomulikult Georg, 2-aastane poiss, kelle kogu sõnavara keerleb dinosauruste ümber. Aastaid oli Georg pere beebi, hellitatud noorim laps. Aga see tiitel on nüüd ametlikult ära võetud. Beebi Aleksandri ja hiljuti ka beebi Eevi saabumine on perekonna sugupuud igaveseks muutnud. Aleksander on onussea poeg, pere algne uus beebi. Aga väike Evi, kes on nime saanud selle salapärase valatädi järgi, on suurim muutus, mida see saade kunagi näinud on. Ta on 3. laps, viigi murdja ja uus tähelepanu keskpunkt. Tal on juba mänguline iseloom, vahetades Georgi dinosaurused oma enda kummipartide kinnisidee vastu. Kui kõik kokku panna, siis seapere sugupuu ei ole lihtsalt lihtne sugulaste jada, vaid keeruline võrgustik kogenud meremeestest, mässumeelsetest mootorratturitest, kadunud vanavanematest ja salajastest õdedest. Alates suurtädi Iivi kummituslikust mälestusest kuni beebi Iivi uhiuue lastetoani on seapere dünastia, mis on rajatud saladustele. Kui palju sugulasi peidab end veel teistes riikides? Ja kas me saame kunagi teada tõde issi sea vanemate kohta? Anna oma teooriatest teada kommentaarides. Kui sügavaks arvad, et see sugupuu tegelikult läheb? Kindlasti telli kanal, et sa ei jääks ilma meie järgmisest uurimusest sinu lemmiktegelaste varjatud elude kohta.